Ahoi! Hakkab pihta siis see talvine kalapüük ja käisime papsiga katsetamas uut tehnikat ja no pilt ja kõik see vaatemäng on ikka hoopis teine kui enne teise loodiga. Et nüüd näed nagu konkreetselt laivis, kuidas kalad ujuvad ringi, kas siis istuvad põhja peal või siis parved käivad, ujuvad ringi või on üksikud kalad. Tulime siis hommikul püüdma, kuskil peale 9 ma pakun. Ja ei läinud kaua aega, kui saime esimesed võtud. Ikka võimas vaatepilt on. Sul korralik ahvena parv alla tuleb, kus on seal 20-30 tükki parves. Siin isegi sai nähtud parve, kus on 40-50 kala parves. Nii kui üks hakkab tõusma, kõik tulevad järgi. Aga kaameraga filmida otseselt ei saanud, kuna külm oli eile, siuke 15 kraadi, kaamera hangub nagu konkreetselt ära, paned käima, mõned sekundid, piip, lülitab välja. Ja siis loobusin, et ei viitsinud hakata selle kaameraga jamama, et proovin siis uue tehnikaga siin kala püüda. Täna on siis Active Target mul siin kelgu peal. Et Active Targetiga õnnestub siis vaadata üsna suure ala ära. Näen nagu siit august sedasi ette kuskil 20 meetrit. Sellise vaatega on siis kõige parem pilt. Et võimalik on kuni 150 meetrit panna, aga no sealt ei näe enam absoluutselt midagi. Et see pilt läheb nii väikseks. Et siuke 20 meetrit on siis sinnapoole ja 20 meetrit teisel poole. Et sellise 40 meetrise raadiuse saan nagu läbi vaadata ühe koha pealt. Ja see ikka annab päris palju juurde, et ei pea nii palju puurima. Ja eile siis käisime papsiga katsetamas siin. Mõtlesime, tuleme proovime see esimest korda, kuidas siis on. Ja no tulemusega võib küll ülimalt rahule jääda. Et põhimõtteliselt istusin eile päev otsa ühe augu peal. Ja õnnestus sealt ühest august siis mingid vahedega 5 kala välja võtta. Ehk siis selle aasta talve esimesed rekordid. Minul oli siis kõige väiksem oli 600. 600, 700, 800 kilo, kas ta nüüd oli 30 või oli kilo 60? Kilo 30 vist oli ja 5 kala oli siis kilo 90. Et ikka päris korralik. Parved tulid, matsud käisid, kalad olid ikka vihased. Ja kaameraga filmida ei saanud, aga küll filmisin siis loodi endaga, et selle loodiga on võimalik filmida ja pärast hiljem siis arvutisse tõmmata mälukaardiga. Ja no seda saab siis vaadata, et ikka päris äge, kui see parv tuleb ja sealt raketid lendu tõusevad. Paps istus 10 meetrit eemal. Ütlen vanale, kuule, et nüüd parv tuleb, et ole valmis. Ja siis, kui hakkasid tõusma sealt. Litaki, otsa. Seda on näha ka, kui kõrvalt eemalt paps kala saab. Ma nüüd ei mäleta, kas see kala, mis ta kätte sai, on peal, aga teine kala, mis otsa lendas parvest, see jäi augu taha kinni ja läks otsast ära, aga ilus suur päts oli. Nägin eemalt seda kala, kui alla tagasi läks. Et mõni kindlasti küsib, mis see Active Target siis enda arust on. Loodile käib siuke lisaboks juurde, üsna suur siuke. Arvan, mõnes teises videos näitan, täna ei hakka enam näitama, et suht kiire on. Et on lisaboks ja siis selle boksile käib siis Active Target andurit, mis on mul siin. Ja seda andurit on mul näete võimalik keerata siit
360 kraadi. Et näen nagu kõik terve selle ala ära, kus siin kala on all. Ja ehitasin siis siuke käepäraste vahenditega siukse jala anduri hoidja talvepüügiks. Paadi jaoks on eraldi. Et seda näitan ka mõnes teises videos. Lihtne. Andur ise on, näete, selline siuke korralik jurakas. Ja kuna andur on nii suur, et siis pidin ka uue jääpuuri muretsema. Võtsin sellise 180 jääpuuri. Et näete, siis mahub ilusti andur siia jääauku sisse. 130-sest vana puuriga enam selle tehnikaga ei saa, et ei mahu august läbi. Aga vägev! Hakkavad jälle need mõnusad talvised püügid, korralikud adrekad ja kätevärinad. Et siin mingid võtud on isegi peal, et on võimalik siis vaadata, kuidas ahvenaparved tulevad ja kuidas need võtud seal on. Et ühes parves oli siin mingi 4 võttu. Põmm, ei jää otsa. Põmm, ei jää otsa. Kõmmaki, siis jäi otsa ja tuli ära. Et see on jah nagu hoopis teistmoodi, nagu teine maailm. Et enne kui olid seal jutid, sedasi tulid ülevalt alla. Või siis vastupidi, alt ülesse. Et nüüd on siis konkreetselt näha, et kui suured kalad on. Et isegi siuksed väiksed kalad, väiksed ahvenad näitab põhja peal ilusti ära ja kui siuksed suured ahvenad tulevad, et siis on siuksed korralikud lätakad. Ja siis sealt on mõnus vaadata, kui pead üles keeravad ja hakkavad tulema nagu raketid. See on vägev, jah. Nagu Iksa siin armastab öelda, et ma olen nagu doktor siin Viljandi järve peal nüüd, et vaatan ultraheliga kalu. Aku sai tühjaks. Hetkel siis praegu Kajaloodi aku sai tühjaks, et hetkel siis praegu ei saa enam näidata pilti, et kuidas seda, aga seda vaatame mõnes teises videos, et näitan kindlasti. Et see on ikka vägev. Active Target on ikka üks parimaid leiutusi hetkel, mis on nagu leiutatud siin kalameeste jaoks. Et loomulikult see kala nagu võtma ei pane, aga et sa näed, mis liigutusi kala tahab, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi. Et lood annab päris palju nagu seda põnevust juurde. Kui mingid küsimusi tekib, et siis võite alati kirjutada, küsida. Ja vägev. Teinekord, kui siin vähe soojem ilm on, siis katsuks teha vähe pikema video ka, ja rohkem actioni, et kuidas kala august välja tõstetakse. Nii. Praegu siin selle külmaga kaamera angub ära ja absoluutselt ei saa filmida. Kohe on kutupiilu. Aga mis seal ikka? Vaatame. Püsige ikka magnetilainel ja olge mõnusad. Minge kalale.